Me kohe näitame teile aasta 2026 traktorit. Just nimelt traktorit. Kui me varasemalt oleme oma saadetes autodest peamiselt rääkinud, siis nüüd võtsime ette vähe suuremad masinad. Ja etteruttavalt võin öelda, et need uued traktorid on veel nutikamad, veel mugavamad kui võib-olla mõni sõiduauto. Ja loomulikult, kui me juba siin Baltic Agro Machinery hoovil oleme, siis me proovime ise ka erinevaid masinaid, nii kahveltõstukid kui ka metsamasinaid. Kohe aga kõigest lähemalt. No antud masin on 450 hobujõudu, aksjon 9 seeria. Selle masina jaoks on mõeldud ikkagi suured agregaadid, maa harimised, et kõik töö, mida vaja teha on. Antud masin on ratasmasin, siis sellega saad ka transporditööd teha. Siin uuendusi on päris palju. Üks oluline muudatus selle asja juures on käigukasti juhtimine. Seda nüüdsest juhib klaasi enda juhtloogika ja tänu sellele on masinat operaatoril lihtsam kasutada. Ta ei pea enam ise teda seadistama, vaid masin ise saab aru, kui palju ta vajab tõmbejõudu või kui palju ta vajab kiirenduseks jõudu kasutada. Siis on masinale lisatud suurem hüdropomp, et saaks kasutada suuremaid võimsamaid agregaate. Siin on veel lisatud on varustusse ka reverseeritav ventilaator, aga kõige olulisem ja suurem muudatus on selle masina juures kabiin, kus on siis rõhku pandud operaatori mugavusele, et seal oleks vaikne töötada. On pandud mugav massaažfunktsiooniga iste, mis on küll lisavarustus, aga seda saab sinna pakkuda vastavalt, kuidas klient soovib. Põhirauva pool on jäänud vanaks. Ehk siis ülekanded, mootor, need on kõik vana, hea, toimiv lahendus. Aksjonil on hästi palju nutikaid lahendusi, et kui lihtsaks see juhi elu teeb? Uuel aksjonil on automaatne masina seadistamine, et siis ka sellel traktoril on CEMOS standardvarustuses peal, ehk ta siis seadistab masina vastavalt endale, ta tunnetab ära, mis agregaat tal on taga, kas ta vajab nagu tõmbelejõudu, või vajab ta nagu kiirendusjõudu, et ei tekiks mingeid siukseid auke, mis põhjustavad operaatorile siukseid ebamugavustundeid. Lisaks on meil ka klaasi poolt olemas Klaas Connect, kus on võimalik kõik põllu töökäsud sisse teha, need läbi õhumasinasse saata. On võimalik ka radasid teiste klaasitraktorite vahel kiirelt jagada. Ja mis veel väga oluline punkt on, mida ma nimetaksin, on see, et kõik uued aksjon seeriad, mis nüüd välja tulevad, on siis autonoomusredid. Ehk siis põhimõtteliselt on nendele masinatele võimalik peale panna siukse AXIT box, nagu te näete siin kõrval, on siis autonoomne traktor. Ja kui sa sellise boksi paned sellele traktorile peale, siis sa saad sellest traktorist teha autonoomse masina. Põhimõtteliselt varsti ongi, et istud traktorisse, vajutad nuppu ja sõidab. Kõik asjad teeb ära, et sa pead lihtsalt olema seal olemas. See on juba täna olemas, et sa istud sinna, vajutad GPS-i nuppu ja ta teeb kõik ära selles mõttes, et sellele masinale on võimalik põllu otsa peal kogu tööloogika sisestada niimoodi, et vajutad nuppu, ta ise tõstab ja langetab agregaati, läheb GPS järgi, et lihtsalt operaator ongi ühe nupu vajutaja. Ühesõnaga 1 minut on sul aega selle pärast käima, kõigepealt teeme instruktaaži ära ja nii mitu pakku üksteise otsa saad. Torn seal kerkib. Nii, pakud on mul üksteise peale pandud juba, järgmiseks, mis ma tegema? Järgmiseks on siuksed klotsid, nagu vanasti lapsepõlves oli, mängisime selle, kus me nupukesi lükkasime õige kujuga nupukesed õigesse auku. Siin on sama lugu, sa näed, et sul on 3 erinevat kuju, leiad vastavad augud ja millega sa neid tõstad, on siis see Klaas Scorpion. See jutt on sul nagu jube lihtne, lähed, võtad siit selle traktori, paned need ära ja ongi tehtud või? Jah. Ega siin midagi keerulist ei olegi. Ma ei ole kunagi sellises masinas istunudki rääkimata, et ma pean kuskile klotsikesi hakkama sättima. Tead, see on ääretult lihtne. Ma
ma arvan, ühega ma piirdun, ma lasen teistel ka teha. Muidu ma teen kõik liiga ette ära neil. Kusjuures ma pean ütlema, mõlema masina puhul on see, et nii tundlikud on. Et sa mõtled, et on vaata suur masin, et automaatselt hakkad kohe siin niimoodi jaurama, aga tegelikult tahab hästi õrnalt, pehmelt, on ju. Naist esimene, sest ühtegi teist naist ei ole veel osalenud. Ma loodan, et ei tule ka, vähemalt milleski olen tubli. Et täna me oleme Tartus siin, vaatame seda uut klaasitraktorit, et kus nüüd veel näha saab? Meil on esindused siis Mäekülas ja ka Tallinna külje all Rukkis, et ka seal on võimalik masinaid näha. Ja lisaks on see, et meil on demomasinad, kliendid, kes soovivad antud masinat demosse, võtke meie müügiesindajaga ühendust ja lepime kokku ja toome masina hoopis teie hoovi peale.